Miks ma üldse täna seda vlogi teeme, sellepärast et üks naine nii armsasti kirjutas mulle, andke meile palun kas või väike vlogipojake. Meil on Kiisu jõuludest saadik kadunud ja nüüd ta tuleb koju. Kinno tulla meiega avatari vaatamispaaditoolidest. Ja mul ei ole tihti. Ei ole. Nii. Mis seal rumalas juttu, et see perega välja sõitma? Mis siis Kai Park, Spai Karpi võid minna ükskõike? Meil on perekondlik väljasõit, lähme vaatame siniseid elukaid ja mina palun väga, et sina tuleksid ka minuga kaasa. Ma tahan istuda sinu kõrval. Selle perekondliku sissejuhatusega alustasime me siis oma mitte järgmist, vaid jätkame oma Hindreku talu vlogisarjaga, sest et ega siis me ei ole kuskile kadunud. Vlogmas on läbi, aga tuleb ikkagi edasi filmida. Sellepärast, et nii nagu teie armastate meid, armastame meie teid, kui te meile ilusaid asju ütlete ja teile meeldib, kuidas me kõike seda teeme. Kallis ämm tuli külla ja vaadake, millised toredad tarretised tõi vormist tarretis. Ma mäletan, et need olid kunagi hästi populaarsed ja miks mitte seda uuesti taas elustada, sest see on ju suhteliselt nagu kaalusõbralik, on ju. Musi, tule vaata. Palun mulle iga päev üks selline. Kas teeme kohvi ka? Teeme ikka. Nii tore, kui ma saan ämmale midagi pakkuda. Ma sain veel kingitusi. Ma sain 2 kingitust veel jõuluvanad. Chocolate. See mida ma tassin. Kui pehme on. Hommikul vaatan. Oh my god, kui pehme. Kui ilus. Nii ilus. Nii ilus. Pane selga. Paul turtsub meil seal teises toas. Mina siin vaaritad. Nii ilus. Meeldib mõnuga. Pärast lõunal armastan ma kohvi juua vahukoorega. Huvitav küll, kus kohast need kilod tulevad? Kas sulle ka Liili panen vahukorda? Mul ei ole vahet. Ämmal ei ole mul kaaluga probleem. Ei. Issand, see näeb nii suveratav välja. Jah, mulle palun päris korralik. Ma tean, see on nii hea. Oh my god. Jamma. See on ka sulle. Nii vahukoore jaoks rusikas. Ja vahukoort loomulikult kohe mõnuga. Milline taevalik dieet. No kuidas teie elate siin? Mis elu elate? Tupsununnud. Kus Mergo on? Mis teed seal, Mergo? Kuku. Leia pildilt jänes. Pussu. Pussu. Mis teil on? Väike volask. No. Meil on siis perekondlik kinoõhtu ilma Paulita. Ja me lähme vaatama siniseid mehikesi. Avatar. Et me ei unusta pärast parkimist maha võtta. Vaata hinda. Meil on Kiisu jõuludest saadik kadunud ja nüüd ta tuleb koju. Mul on nii hea meel. Tupsu, tere! Talle öeldu, et ma igatsesin. Vaadata, kas ta... Sissu ei ole 2 ööd kodus olnud. Mingi tuppana siia talle, ta kräunusin kõvasti. Joo. Lume moodi asjandus. Ma lõpeta hommikul külmetama, sellepärast on hea praegu selle terrass alla lükata. Kõigil on hea meel, et Kiisu on kodus. Sa tupskin. Nii hea, kõik sügavad. Kas sind ka keegi sügab, jah? No, ja sa teed, mis sina teed, sind ei süga keegi? Tällä on armukad. Sa teed. Kõik on hästi ja sina oled ka meie proua.
no nii, tupsununnud konju ootavad. Kohe saate süüa. No pisikene possu ja Merko. No vaata, kus nosivad. Võib sööda. Näh, aga nüüd ma olen siin ju kõrval. Me peame päästma Malibu toidusäde eest, aga sa võite sisse lasta. Sinul on juba söödud. Sädel on juba hommikusöök söödud ja tubli oled. Tublikene oled. Klimpsab veel keelt. Milline talv on lõpuks saabunud. Oi, kui ilus. Lähen nii tibukestele süüa. Meil on täna menüüs Tatra helbed ja kuivatatud tõugud. Tere! Hommik on vist nüüd nagu palju öelda, kell on 12 läbi. Aga tulge õue, tulge vaadake, lumi on maas. No nii nälgas oled, te pisikesed. Mul on veel salatit, ma teile toon seda ka. Säde, kas sa noolid ka seda kanatoitu? Tema on ussikeste huviline, aga ei saa. Lähme õue, lähme meil õue. Õue. No näed. Õues on nii super ilus. Me lähme Margoga metsa jalutama. Ta tahtis üle tee minna, aga ta nägi meid, siis ta tõmbas tagasi. Nüüd on veel sealt põsas. Meil ei ole mõtet oodata. Nad muidu tulevad, lähevad üle. Nad iga päev liiguvad. Paar korda seda asja. Näe, teine tuleb veel. Oi, kolmas on veel seal. Nii armas. Kui ammu ei ole näinud sinist taevast. Aga igal juhul lähme teeme väikse jalutuskäigu rabasse. No Mari vist tuleb ainult jõeni, aga noh, hea see. Tal on nina külmetab. Tal on pärast seda oppi ninal kogu aeg küll. Väga mõnus. See on lahe, kui ei ole ühtegi seda jälge ees. No nii, matkamehe minutid. Siin ei ole midagi. Lähme palun edasi. Miks? Tahan robast teed juua. Sellepärast, et jälgi ei ole. Kus nad on siis praegu? Kas see tuul? Kui peab koer kaasas olema, siis koer oleks leidnud jäljed. 4 selget ja 8 kahvatat. Silla peal me peame ka selle pärast iga kord filmima, et kui ükskord keegi vette kukub, et see jääks jumala eest jäädvustatud. Aga noh, mina see ei ole. Juhu! Nii, lähme, nüüd ma toon teed juua. Ja olemegi rabaveerel.
kaamera, mis nagu põder, paneb mööda. Issand, hästi siin lõhnab. Tunned? So kail. Nagu muinasid. Joo. Palun. Igalühel on oma pudel. See on Sri Lanka tee, mis me joome. Seda on nii hea teha siia termoses, see sulab ära kohe. Ma tegin 1,5 panin. Väikse termose peale. 2 ei hakanud panema. 3 pakki jagasin 2 selle peale. Oi kui hea. Oi kui hea. On täpselt see ingverine ja selline. Noh, see on kokku nii. Kuum. Me teeme taaskasutatavaid puid, et nad raisku ei läheks. Kuivavad ära. Nüüd oleks raiskamine, kui me ei tuleks homme uuesti, aga ma ei tea, homme vist ei tule. No ma jõuan 20 minuti pärast, tulen palus. Ma tulen just metsast tulen. Kuuled, aga näeme siis. Jaa, davai, tähtsile. Meil on lõuna, igaüks oma nurgas. Mari, mis sa teed? Ja ma tahtsin näidata Pauli meeletut kausikest. Vaata, et sa meid vaeseks ei söö. See on nii kurja. Jõudsime just Margoga rabast tagasi ja sööme See on megament tiimu. hernasuppi. Ja me hakkame täna Mariga jaanipäeva organiseerima. On aeg, on aeg. Õhtusöögi aeg. No paksud, kas teie sõite kõhud täis? Kas on kõhud täis? Saate, Maripuu? Kas sul on ka kõht täis? Oi, natukene on vuntsid on koos veel. No, Pätt pani jänkult pihta. Kus sa lähed sellega nüüd siis? Jagad oma kamraadiga ka seda sõjasaaki või? Kas on hea säde või? Kas varastatud kraam on see kõige parem? Tallinna päev! Kus on lumi? Oh my god! Nii ilus on õues. Kes hüüab teid? Minge vaadake. Hüüa veel! Nädal? Ai nägi, meie niiviisi. Lähme Margoga just kõndima, aga koerad on eriti aktivistid. Tüpsud, on mõnus või? Tuisk meeldib või? No, paksuke. Lähme tuppa. Lähme.
meie lähme Margoga 5 kilomeetrit kõndima. Et mina siin paar päeva päike paistis ja olin jube entukas, et iga päev 5 kilomeetrit ja kes tahab koos minuga ja teeme toreda grupivestluse ja nüüd ma siis olen. Praegu on kell 8 läbi ja ma tahaks kõike muud teha, aga kõndima minna. Aga Strava tuleb ka käima panna. Aga tuleb minna. Ja tegelikult on tore. Lihtsalt õues on äge. Süke tuisune ja tuuline, aga lumine. Aukid, pole midagi aukuda. Tulge nüüd möllake lumes. Mölla lumes. Mõnule. Kui lahe lumi. Tahan korraks sekundit. Ära mine. Ja tööd. Te tups on olnud. Küll teil on ilus ja mõnus ja suve siin. Tule nüüd. Hop, laske annad olla. Tule nüüd paksuke. Kõik hakkab leili viskama. Kallis, ma kutsun su aastalõpu intervjuule. Palun, võtke istet. Kõik ette valmistada võtta. Jah, ma tegin teed. Ettevaatlikult. See läks maha natuke. Ma tulen istun su kõrval. Õue, tulge. Lähme. Tulge. Tulge, ma tahan näha, mis nad arvavad sellest, kui ma teen lumeinglit. Nii. Tupsud, tulge lume. Oota, kuidas see lumeengel käib? Ma ei saa ju. Ma lähen ju. Oota. Kas sa filmid või? Kas sa ei filmi praegu või? Nii, sa peadki seda mukerdamist ikka. Nii. Ühesõnaga ma proovin siis. Nii, oodake. Nii, ops. Oota nüüd. Nad arvavad, et ma lolliks läinud. Oota. Me teeme lumeinglit. Oodake. Ma lakku. Okei, koertega ei saa seda teha. Nad ei ole harjunud sellega. Perenaine lolliks läinud. Oota, aita mind püsti. Nii, vaatame, kas tuli lumeingel. Oi, vabandust. Nii. Noh, põhimõtteliselt on ju. Väga ilus. Noh, ta peab puhta lumeses olema. Nojah, aga mis ma teha saan? On nii nagu on. Nii, minu lumeingel. Ootasin terve detsembri, et seda teha. Need on eriti õnnelikud. Jah, tupsud, kas on mõnus või? Kas meeldib? No. Margo tahab mulle nüüd näidata stiilipuhast lumeinglit. Ma tahan näha seda. Nii. Okei. On ilus. Tõesti. See on ühid maa. Oi, kui ilus. No. Okei, minu kõkerdis. Vau. Okei, see on ilus lumeingel. Sa oled tule eest ära valgusel. See on ilus. Ma isegi pildistan seda. Aplaus meie lumeinglile. Juhu!
no vaatame, kas saame midagi. Oota, tee on seal. Oih, kuna me homme sõidame Varssavisse, siis tuli selline mõte jalutades, et võtaks aasta kokku, et muidu me võiks seda teha saunas, aga me pole ammu saunas käinud ja mina saan vist sauna minna millalgi jaanuaris alles, aga ma tegin sulle teed ja see on väga sümboolne, see on Sri Lanka tee. Oi, kui kiiresti tee jahtub, kui on tuisus joomine. Et millest aasta lõpus siis räägitakse? Võetakse aasta kokku. Plussid, miinused, õnnestumised, ebaõnnestumised. Ma ei oska, ma ei tea seda sõna. Aga ma hakkasin enne mõtlema, et mina ju alles aasta tagasi jaanuaris, ma töötasin ju alles kiirabis, ma töötasin kliinikus Monmediigis. Nii et mul on ikka täiega, aasta on ikka täiesti pea peale pööranud. Et sinul ei ole midagi muutunud, ikka Indraku talu, ikka sama, kõik on sama. Pigem ikka positiivne või noh, ütleme nii, et väga äge ja positiivne. Ja ma räägin siis enne. Teemegi nii. Minu plussid ja miinused. Et jaanuaris ma alles otsustasin, et ma ei jõua 2 täiskohal töötada. Ma olin kiirabis, ma päris täiskohaga ei öelda, aga ikkagi suur koormus oli. Ja ma olin kliinikus, vastutav õde. Ja siis saigi teha otsus, et ma tulen kiirabist ära. Ja nii, kui ma olin selle otsuse ära teinud, et ma tulen kiirabist ära, siis tegelikult tuli suht kiiresti ka see otsus, et ega see kliinik ka nagu pikalt ei pea minu jaoks. Ja siis olengi. Aprillist mu elu muutus. Aprillis ma tegin esimesed need Instagrami sellised postitused, kus ma rääkisin telefoni. Ma mäletan, ma konkreetselt esimest tegin võib-olla mingi 25 korda. Ei olnud rahul sellega, see oli väga suur väljakutse. See tekitas mul täpselt selle sama tunde nagu siis, kui avalik esinemine on. Ja ma võtan lonksan vahepeal. Mis sina aasta algusest mäletad? Suht rahulik oli. Ma mõtlen tööalaselt oli rahulik. Kas meil tööd oli aasta alguses? Väga ei olnud. Jah, meil on juba mitu aastat olnud. Ikka talv on siuke vaikne Indrakul. Huvita, kas jääb mingi jutt peale ka, kui tuiskab niimoodi või? Nii äge ilm on. Ma nii ootasin seda talve. Ja no vot, ja siis aprillist oligi nii, et ma otsustasin, et ega mul ei olnud alguses mitte mingisugust kindlat plaani, et mida ma teen. Ma lihtsalt mõtlesin, et mul on rohkem vaba aega, ma tegelen sellega. Selle sotsiaalmeediaga ja et Hindraku oleks rohkem pildis ja vaata, kui kiiresti jõudsime kuhu vlogimiseni ja väga tore oli. Miks ma üldse täna seda vlogi teeme, sellepärast, et üks naine nii armsasti kirjutas mulle, andke meile palun kas või väike vlogipojake. Nii et jah. Okei, jääme teema juurde. Tuli suvi. Suvel oli palju tööd. Suvel oli hästi palju tööd ja suve lõpus me hakkasimegi vlogi tegema. Oli suve lõpp? Ei, septembris läks Kaarel ära. Ja Kaarel läks ära, see oli väga raske. Või noh, on siiamaani ikkagi nagu. Aga ma olen harjunud nüüd. Ja ega siis mingist hetkest te juba enam-vähem olete kursis, millega me tegelenud oleme. Sellepärast, et te näete seda meie vlogites, ega me liiga palju midagi näitamata ei jäta. Ja sinul, mis veel suvest ja sa said sügisel jälle ehitama hakata? Ja suvel tegin külalistega tööd ja siis sügisel, kui külalisi natukene vähemaks jäi, siis sain rõhu panna nendele asjadele, mis vajasid katust. Ma vahepeal lihtsalt, et kõik toimiks, et ma liiga palju ei lobiseks, siis ma võtan paar lähikaadrit sinust, kui sa saad rääkida oma aasta plussidest. Naine on sama, lapsed on tublid, sõbrad on toredad. No huvitav on lihtsalt olnud järjekordselt. Jälle üks huvitav aasta. Algul vaatad, et ei saa kuidagi vedama ja pärast vaatad, et pidama saaks. Jah. See on nagu selle lumega. Ootasime ja nüüd on nii palju. Nii, aga aasta plussid, olid aasta miinused. Ei, aasta miinused nüüd. Ma ei tea, praegu ei ole lõngu. Räägi ise. Tavaline klassikaline pereelu. Mees on vaiki ja naine rääk. Vaatad tuul meil selle aparaati niimoodi tuiskab. See kukub pikali siis selle puru.
minu miinus, ma mõtlesin miinuse peale ka enne. Minu miinus on kindlasti see olnud, et sellest ajast peale, kui me hakkasime rohkem igasuguseid vloge ja lihtsalt kuidagi pildis olema rohkem, siis nagu mõned vanad sõbrad vaatavad sellele nagu viltu. Nende jaoks on see naljakas. Et ma olen näinud ka Instas ja TikTokis, et mingid sellised reelsid on, et kui sa hakkad sotsiaalmeedias midagi müüma või turundama, et siis sa leiad omale uued sõbrad, aga vanad sõbrad vaatavad, et sa oled veider. Võib ka nii öelda. Et see on nagu selline huvitav osa, aga see mind liiga palju ei morjenda, sest et õnneks meil on Mallu ja Märten ja need ei vaata imelikult, kui me lennujaamas jälle võtame mobiili välja ja ma ei võtagi nendega väga tihti seda välja, sest nad filmivad ise kogu aeg. Nii et jah, et selline huvitav asi. Reisida saime. Ja. See on tore. Kanad, issand jumal, kõige tähtsam asja ma unustasin ära, loomad. Et nii palju loomi on lisandunud meile. Kanad, jänkud. See on nagu nii tore. Ja suures plaanis ikkagi nagu võib väga-väga rahul olla aastaga. Et nagu avasime uue peatüki ja see on lõbus olnud. Pigem lõbus. Ja jällegi mina tunnen seda, et nagu palju saad seda vastuarmustust inimeste käest. Muidugi. See on hästi tore. See lükkab hästi palju tagant. Ja, sellepärast me seda teemegi. Sellepärast, et kui ma kunagi Indrekul alustasime ja Valgma külas, siis ma ka hästi palju panustasin siia külaellu ja tegin igast üritusi ja asju ja ma nagu tagasi ei saanud väga. Ja siis see tegelikult nagu see sööb su seest ära või nagu lõpuks sul ei ole enam midagi, sest kõik peab nagu toimuma nagu vastastikku. Nii et selles mõttes on see internetirahvas on nagu nunnum ja armsam ja lahkem minu vastu. Soojade sõnadega lahkem. Ja eks me muidugi selle vlogmassiga kõvasti ise nurusime ka, aga saime vastu küll, nii et hea tunne oli. Nii et suures plaanis saab ikka öelda, et väga tore aasta on olnud. Ja mis siis järgmisel aastal plaanis? Järgmisel aastal ehitame jälle ja kevadel äkki paneme hirmsa hoo peale ja saame oma selle suve. Pitsa kohviku valmis, see on jah meil suur selline eesmärk, et suvel saaks, mis arvasid, et jaanipäevast või? See oleks hästi optimistlik, aga sinna me rihime. Jah, et meil tuleb selline kasvuhoone / talveaed, kus on pitsaahi sees, et sellise kehva ilmaga saab sees istuda, hea ilmaga saab õunapoias istuda ja siis te tulete meile külla pitsat sööma. Nii et see on selline, see ei ole nagu unistus, see on päris reaalselt teostatav, aga unistus ikka, sest hetkel on vana kasvuhoone, kus me hoiame ahjupuid sees. Nii et jah, tegemisi jagub ja käimisi jagub ja arvan, et on vahva. Ja peaasi, et teie siis püsite meiega ja ikka see like, comment and subscribe, siis me oleme väga õnnelikud. Ja kuna me homme alustame juba oma reisivlogiga, siis me põhimõtteliselt saame nüüd teile ära öelda, et ilusat aasta lõppu. Teiega on olnud tore ja jätkame järgmisel aastal. Juhu.